Tere tulemast Musta kassi taro lugemise hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin kuningaga. See on müntide kuningas. Müntide kuningal on eelarve alati paigas. Müntide kuningas teab, kuhu oma raha kulutada ja kuhu mitte kulutada. Tema ei tee emotsiooni oste. Tema ei torma poodi, kui tal midagi katki läheb kohe uut ostma, et tõmbab sealt poeletilt esimese ette juhtuva. Tema teeb ennem kõik kalkulatsioonid, tema vaatab, mida tal on vaja. Kui tal külmkapp kodus katki läheb, siis ta vaatab kõigepealt, uurib internetist hinnad üle, siis ta vaatab inimeste tagasisidet, siis ta vaatab kõiki neid igasuguseid parameetreid, mis seal külmkapil on, palju energiat võtab, ma ei tea, kas sulab ise või mis seal on, eks ole. Kus kohas on sügavkülm, kus kohas on külmkapi osa. Tema teeb kõik selle endal selgeks. Ja vot siis ta läheb poodi kindla teadmisega, et ta tahab just seda kappi. Ta ei torma niisama lihtsalt oma rahasid tuulutama ega kulutama. Edasi tuleb teil siin karikate 10. No see on minu jaoks täielik idüll. See on vikerkaar taeval, see on perekond täielikus õndsuses ja harmoonias, see on kodukorras. See on selline kaart, millest paremat olukorda inimese elus enam olla ei saa. Kodus suhted hästi, kõik on kodus korras. Tervised on head, töökoht on, rahadega on korras, abikaasade omavahelised suhted on korras, ühesõnaga. Täielik idüll, niivõrd hea on olla, et kohe lihtsalt ongi hea, hing õiskab. Edasi tuleb mitte enam nii tore kaart, see on mõõkade 7, see on see varaste kaart, see on pettuse kaart. See on, ta on selline, minu jaoks on ta kaval müügimees, kes tuleb hea jutuga, üritab teile müüa midagi, millel tegelikult on varjatud vead. Lähete kas või poodi, ostate kingad, tulete koju, vaatate, paari päeva pärast tallad lahti, õmblused kärisevad. Täielik rämps, hakkate tagasi viima, öeldakse ei, tagasi me ei võta. Ja nii nagu ikka see käib, vaidlete ja vaidlete. Ja lõpuks võib-olla jääte veel kaotajaks ka. Olete kingad saanud, mida kanda ei saa. Et olge siis ettevaatlik sellel nädalal, kellele ja kuhu te oma raha annate. Kõik ei ole alati nii aus, nagu pealtnäha paistab. Oma ideedega ärge ka laiutage, kunagi ei tea, kes need ära varastab ja enne teid teostab. Edasi tuleb siit saatuse ratas. See on üks vahva kaart. Mulle alati meeldib see, kui saatus ise ratta käima tõmbab ja miskisuguse üllatusega välja tuleb. Et laske siis elul ennast juhtida. Ma olen alati öelnud seda on muidugi lihtsam öelda kui teha. Usaldage elu, usaldage universumit. Universum teab, mida meil on vaja. Ja tema seab need kivid meie teel niimoodi ritta, et meie saame mööda minna. Mööda neid kive ilma, et meil jalad mädaks saaksid. Aga raske on seda usaldada, me tahame ju ise oma peaga, me tahame palju teada, me tahame teada, mis tulevik toob. Me tahame kõike teada, aga vahest universum ei näita meile, ta ei ütle meile, sellepärast, et ta tahab, et me teda usaldaksime. Ja ongi üllatus, mulle tegelikult väga üllatused meeldivad, et saatuse ratas toob teile ka kas üllatuse. Ma olen ka seda öelnud, et kui te tunnete sellel nädalal, minnes mööda mõnest lotopileti putkast, kas sellest terminaalist või mõnest kiirloteriist, ja tunnete kohe vastupandamatut soovi oma õnne proovile panna, vaat siis tehke seda. Aga kui teil ei teki mingit emotsiooni, siis ärge tehke. Ja kindlasti ärge mingit väga suurt raha sinna mängu pange, sest ega te ei tea ju, kas võidate või mitte. See on lihtsalt see, et panen täna oma õnne proovile. Edasi tuleb päikesekaart. See on tarokaardipaki kõige ilusam kaart. Kui päike on väljas, siis ongi elu ilus. Päikesekaart ise ütleb nii, et elu on nii ilus, et korraldage pidu. Päikesekaart valgustab ka kõik ära, nii et te näete selle kavala müügimehe kohe hoobilt läbi. Ega lase ennast õnge tõmmata, aga see ei tähenda seda, et te võite siin nagu tähelepanu kaotada, et hoidke ikka oma pilk terav ja jälgige, mis toimub ümberringi.
Päike valgustab ära kõik varjatud sopid. Kõik, mis teie eest ennem olid peidus, nüüd on näha. Edasi tuleb müntide 10. Müntide 10 peaks olema pidev sissetulek. Kui teil siin ei olnud seda ennem, polnud näiteks tööd või midagi, siis nüüd te peaksite saama küll sellise hea töö, kus nagu on ka palk normaalne ja tuleb õigel ajal. Samas te võite ka oma projektid saada käima lükata nii, et hakkavad sisse tooma, kui ennem ei toonud. Eks see suvi on ka selline natukene võib-olla aeg, mil inimesed ringi reisivad, ega pole aega seal ostelda või tellida midagi. Ja viimane kaart on mõõkade 6. Mõõkade 6 on minu jaoks selline reisimise kaart. Ta võib olla ka põgenemine. Põgenemine mingist olukorrast, mis enam ei teeni. Millegi selja taha jätmine, et aitab küll, ma ei taha siin enam olla, ma ei taha sellega enam tegeleda. Ma lähen minema. Ma löön ukse lihtsalt enda taga kinni ja lähengi minema. Ja lähen päriselt minema. Võtan oma kotid ja kolin Narva. Ta võib olla midagi sellist, kui tõesti see elu kuskil väga üle viskab, et nüüd on tõesti kõik. Pakin kohvri, sõidan Narva või lähen Londonisse. Aga ta võib olla ka reis. Et ta pigem minu jaoks on alati olnud reis, et reis kuhugi. Lähen nädalavahetusel kusagile. Plaanin mõne pikema reisi, ostan täna ära piletid, sõidan Egiptuse kruiisile. Midagi sellist. Või lähen vanavanematele külla, kes elavad pisut kaugemal. Sõidan Tallinnast Tartusse või lähen hoopis Raplasse. Midagi sellist. Ta ei ole minu meelest väga selline lühike tripp, et lähen linna poodlema. See on ka natukene reis, kõik sõltub, kui kaugel te elate, aga ta on ikkagi nagu natukene rohkem kui siuke lühikene sutsakas kuskile parki jalutama või mereranda. Pigem natukene pikem. Kaugemale vähemalt. Jõuate ehk Riiga, ma ei tea. Ühesõnaga, jah, kas põgenemine või reis. Kõik sõltub ju elust ja situatsioonist ja inimesest endast. Ka võimalustest, et ega kõigil võib-olla polegi autot, millega reisida, kütus on kallis. Ja niisama nüüd ka pole mõtet autosse istuma hakata ja sõidan nüüd sinna, kuhu parasjagu tee viib. Selline jah. Elul on meiega plaanid. Elul on teiega plaanid, armsad hamburid. Ei, tegelikult on kõik väga hästi. Hoidke oma rahadel silma peal. Kõik, mis oli varjatud, saab selgeks, saab nähtavaks. Ja see õnneratas siin on ka väga vahva. Imeline nädal, armsad hamburid, nautige seda. Nautige kõike seda, mida elu teile pakub ja usaldage elu. Usaldage elu ennast. Nii saabki väga põnev olema ja väga tore olema. Selline lugemine teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.